Ja täna lähme sellisesse kohta nagu Normal. Me oleme siin varem käinud ja ma olen sulle seda siin varem ka näidanud, aga täna üle pika aja siis tulin jälle siia Normalisse, võtan väikse korvikese ja hakkame siis vaatama. Väga ilusad sellised värvilised asjad siin ees kohe loomulikult ja vaadake, kui äge selline kotike ja sokikesed ka siis sama temaatikaga, täpselt samasugused olid sidruniga ka. Ja siis hakkas mul kohe peale viskama seda Korea skincare'i, siin Overnight Collagen mask, siis edasi väga huvitavad sellised mis asjad need on, mahlapulka saad sellest teha. Ja siis ma leidsin hair color'i, ehk siis see on mingi selline templi moodi asi vist, mis sa endale siis saad juukseid värvida. Ja teate, siin oli täiesti eraldi K-Beauty selline osakond tekitatud, kus oli väga huvitavaid brände, mida ma varem polnud isegi näinud, siin näiteks siis juukse ja keha selline lõhnasprei, lõhnasid väga sellise suviselt, magusalt ja siis erinev loomulikult igast toonikud, kreemid, no kõik olid siin olemas, maskikesed, siin võib täiesti hulluks minna ja siin veel siis neid overnight maske ja siis see, ma tean, see riisivesi on hullult teemas, aga ühesõnaga kõik need populaarsemad asjad olid siin olemas ja siis ma olen näinud, et väga paljud ostavad seda Taist ja Aasiast üldse vist kaasa, aga jah, väga hea juuksemask pidi see olema. Siis edasi 3,60 eest sa saad terve karbitäie neid neid maskikesi. Edasi oli väga palju selliseid säratooteid siis ja noh, ilmselt suvi tuleb seega. Siis olid sellised huvitavad nail pennid. Ma ausalt öeldes ei tea, mida nendega tehakse, kas siis nagu, ma ei saagi aru, kas sa värvid küüsi nendega või mida iganes, kes täpsemalt teab, võid kommenteerida. Aga siin oli reaalselt terve osakond küüntele, nagu LED-lambikese ja igast need mingid keeli asjad ja siis need tipikesed. Nii et põhimõtteliselt võid küünetehnikuks hakata ja tulla siit kõik oma asjad soetada. Siis mul jäid silma need Hawaiiani mega ägedad sellised body mistid ja siis, kas olete varem sellist asja näinud? Mina ei olnud, igatahes torn. Siis ma ei teagi, siin oli nagu lauvärve ja mingid concealeri moodi asju ja puudri osakond, nii et ja excuse me, kas nagu reaalselt on olemas sellised maskid ka meil juba, jah? Okei, edasi, väga huvitavad dušikeelid olid siin, mis oli siis bobateemalised ja vaadake, siin on nagu tekitatud need kuulikesed siis ja see nägi jumala äge välja. Edasi jälle selline huvitav, oli mingi matša teemaline ja siin oli ka sellised kuulikesed sees. Aga praeguseks kõike jätkame juba part 2 toiduasjadega.